Ahoi kotkad, mis siis toimub? Toimub siuke asi, et nüüd tuleb natukene sponsorvideo jälle, et kui sulle ei meeldi, et me räägime näiteks oma sponsori tööriistadest või millegist, siis sa võid selle video kinni panna, aga kui sind huvitavad tööriistad, aku tööriistad ja täpsemalt siis aku kettsaag, siis vaata seda videot edasi, sest et mis nüüd toimub on see, et me sõidame Tartu ja toome ikka.ee poest siis omale ühe kettsae ja pikemalt siin ei jutustagi, hüppame autosse ja sõidame kohale ja vaatame siis. Nii, ja oleme siis poistega siin Rauno Ristoga koos siin ikka.ee poes jälle ja tulime siit vaatama omale ühte saagi, et natukene lihtsam, võib-olla vähem lärmakam ja kui väga suurt niisugust jõudlust pole vaja, siis saab täitsa hakkama metsas küttepuu tegemisega või ehitusel mingisuguseid väiksemaid asju saagida ju selle kettsaega, elektrilise kettsaega ja mõttes oli siis mitte see võimsam variant, siin on ka võimsam variant, mis kahe akuga on, kahelt poolt käivad akud, aga see on ikkagist võib-olla ei ole nii mugav tööd teha sellise asjaga ehitusel, et tal on kindlasti suurem jõudlus kui mingisuguseid küttepuid teha või midagi, aga ma arvan, et meile piisab sellisest ühe akuga versioonist. Et vaatame siit siis omale, võtame siukse selle sae ja siin riiuli peal oli ka siis, võtame ühe 8 ampertunnise aku ka juurde, et siin on erinevad akud valikus. Ja mis huvitav asi veel tuli välja, et kellel on kodus Grunderi tööriistad, siis vabalt võib tulla ja siit ikka.ee poest võtta omale Tedra aku juurde, sellepärast, et need on identsete ühenduskohtadega, ühendusklemmidega, ehk siis kui sul on Grunderi tööriist kodus olemas, nagu meie juhtus niisugune lugu, et meil oli muruniiduk 2 Grunderi akuga, Grunderi muruniiduk ja akudest lihtsalt ei jagunud, aga akud panime kõrvuti, kogemata sattusid laadima ja tuli välja, et Tedra akud täpselt sobivad ja panimegi sinna sisse muruniidukisse kohe ühe, mis meil juba olemas oli, 8 ampertunnise Tedra aku ja töö saigi edasi käia kohe, nii et super asi. Ei pea olema neid vahejubinaid, aga siin poes on olemas ka need vahejubinad, kui teil on mingi muu firma tööriist, et te saate nii-öelda ühe firma tööriistaga, näiteks Makita tööriistale panna siis Tedra aku külge ja ka tööd teha, et ka sellised variandid on siin olemas. Devalt ja kõiksugu need tuntuvad margid, niisugused vahejupid, Makita ja vot nii. Aga nüüd vaatame selle sae ja lähme siis seda testima kohe. Nii, ja see karp on nüüd meil siin kodus, oleme siin töökojas ja vaatame siis, võtame selle välja, näed, siin näitab ka, millised akud kõik sobivad siia ja siin on siis andmed ka kirjas. Ei ole väga kiire ketikiirus, aga samas see võib-olla ongi parem, siis ei poo kinni, kui natukene tummisemalt peale vajutada. Et sellel teisel sael oli 3 korda kiirem, sellel, mis 2 akuga oli nii-öelda ketikiirus, aga ühesõnaga, mis me siin ennem seletame, kui ei ole proovinud. Võtame lahti, paneme kohe tutika 8 aku külge ja vaatame siis. Teeme mingid proovilõiked ära ja siis me teeme proovilõikeid siin veel vahepeal kuskil. Ennem kui me nii-öelda selle video ülesse paneme neid erinevaid proovilõikamisi siia videosse ka. Ja Rauno tegi nüüd selle lahti, nagu ikka tööriistadel on siin need brosüürid ka sees, kus on siis kirjas igasugused, mis akud, kus mingid värgid, mis tööriistu üldse siin akudega veel neil saada on. Paneme need praegu kõrvale ära või jätame siia kasti ja võtame välja tööriista enda. Nii. Loomulikult on ta alles kokku panemata, mis tähendab seda, et siia tuleb siis eraldi juurde külge panna latt ja siis see kett, et kui pikk see latt nüüd oli sellel sael, kohe vaatame ja paneme siis selle lati külge, et nagu ma aru saan, see on kiirkinnitusega ja ei pea võtit olema selleks ja sellega saab siis ka ketti niimoodi, hopsti, kukkus see mutikas välja, ei pea ka ketti
pingutama siis mingisuguse võtmega. Ja paneme siis sellele selle keti peale, õiget pidi peale. kiirkinnitusega see siia külge. Ops. Keerame kokku. Nii, kas kett on? Ei ole. Ja siis ma saan aru, et seda ketti seda ei keera täiesti kinni, et ketti pingutatakse sellega. Mul omal ei ole ühtegi seda sellise pingutusega saagi olnud, kus siit pingutad ketti, aga mul on võtmega saed olnud, aga ma olen sihukest kasutanud ennem, millel on see siis natuke palju isegi sai, keerame maha. Aga ma olen nüüd läks liiga jälle. Aga ma olen kasutanud sellist, millel on see sihukene keti kinnitus nagu. See niimoodi tunde järgi, seda on väga raske rääkida, kui palju täpselt see ketipinge peab olema. Et noh, lötendada igal juhul ei tohi. Ja täidame siit ära, ennem kui midagi tööle hakkame. Siia läheb siis ketiõli sisse, kes ei tea. Aha, selle saab ka kätte siit. Aga meil ta võib siin kõlkuma jääda külje peale praegu. Ja mul on ketiõli pandud ühest suuremast kankust, mis ma korraga sain, ühest suuremast kankust nii-öelda väiksemasse pudelisse, et ärge arvake, et see siis mingisugune, ma ei tea, mis õli on. Et mulle on pandud ta suuremast kankust, 20-litrasest kankust, mis ma sain ükskord tasuta, on ta pandud siia veepudelisse, et siit ma kallan niimoodi, sest 20-sest kankust on väga raske kallata. Et mul on seda õli tõesti aastateks, et kallame selle siia sisse. Aku käib siis siit alt sisse. Ops. Ja ongi küljes. Ja selle mudel oli siis DEED 7095. Ma vist ennem ei rääkinud. Siin on ka andmed peal. Aha, lati pikkus on siin ka peal. 254 ei peagi mõõtma. Ja 220 milliliitrit läheb siis õli. Ja 18 volti on ta aku ja siis 8 ampertundi. No vaatame, mis häält teeb. Nii, ja proovime midagi saagida. Mis me võtame? Võtame mingi prussijupi, jah. Ja põtsime kohe 150 prussi, 150x50 ja vaatame siis, no ikka tummise asja kohe, nagu meil ikka kombeks on, noh, asju katsetada. Nii. Nii, esimene lõige. Praegu ma nagu väga peale ei surunud, aga oli ka kuulda, et ta nagu väga sae pöördeid nagu maha ei tõmmanud. Proovime nüüd, et natukene rohkem paneme ka, praegu ma hoidsin hästi õrnalt, kuigi tegelikult ei surutagi saele, saag nagu suht ise ka tõmbab. Ammas on niisuguse kujuga, et ta tõmbab nagu ise ennast vasta puitu, aga proovime nüüd, avaldame natukene ka survet. Nii, ja vaatame, kuidas siis võtab. Võtta lähemalt, vaata siit kõrvalt tule. Noh, ma arvan, et see 5,6 meetrit sekundis kiiruse kohta võtab küll. Et noh, kett on ka muidugi uus, aga keti peabki terava hoidma. Et ma usun, et on küll või proovime mingi õhema materjaliga ka. Toome terassilaua jupi ka ja vaatame siis. Nii, ja terassilaud ja mul tõmbab siin saepuru praegu kalossi sisse, näitan nüüd lähedalt, mul on kalossi alas, sest muru on märg, eks ole. Aga mulle meeldib siis vahepeal saagida asju natukene teistpidi, et saime niimoodi, noh, niipidi, selle terassilaua niipidi läbi, et puru ei lenda nii palju. Vot nii. Et mis ma oskan öelda? Võtab küll. Noh, ma usun, et ühe akuga tööriista kohta ta on okei, et ma usun, et see 2 akuga versioon oleks noh, teoorias 3 korda kiirem, kas ka päriselt, aga noh, see on niisugune
ma usun, niisuguste väiksemate ehitustööde ja küttepuu tegemiseks hea variant küll piisavalt. Et eks siis nüüd proovime kuskil mujal ka teda kasutada. Päris nagu mingit küttepuud saagide taga, jah. Ja fiivablokk ei lase otsa pealt sae. Nii. Kuidas on? Sulle tundus ka hea või? Piisavalt hea on ju. Mul kogemus tegelikult selles suhtes puudub, et võrrelda teda väga teiste akukettsaagidega, et ma olen Devalti akukettsaagi kunagi kasutanud, aga ma ei mäleta enam, mis ta oli. Ja, aga tundub okei. Ma ei tea. Nüüd oleme pesakond Jürgensonide juures külas ja siin on üks suur hunnik palki. Rauno proovib siis üks 20 sendise läbimõõduga palgi peal ka seda. Ma juba ise saagisin ühe jupi. 15. Võta siit. Pane vahepeal nurga alla, kui ta perutama hakkab. Ja. Nii, nüüd me oleme siin oma baaslaagris. Katsetame saagi edasi. Me tegelikult olime Jürgensonide juures ka siin külas. Üks päev me seda pesakond Jürgensonide juures. Me seda ei filminud, kuidas me seal suure hunniku. Millegi pärast jäi mul filmimata, kus Rauno tõmbas ikka päris korraliku hunniku küttepuud valmis. Üks klipp on sealt, aga oli sealt just siin videos, aga ära Jürgenson arvas selle sae kohta niimoodi see ka filmile jäänud, et selles suhtes on ta hea. Tema arvas, et see on hea variant, et see aku käib nii-öelda altpoolt ligi, et ei käi kuskile pessa sisse. Et ta on niimoodi, aku on üleni külgede pealt lahti, et saab jahutust ja värki. Et mina ei ole palju nende akusaagidega erinevatega töötanud, aga ta teadis rääkida, et osadele on nagu pesas sees need ja akud nagu kuumenevad üle. Et see üks pluss jälle, et eks vanemad mehed, kes on saagi kasutanud, teavad saagidest rohkem. Päss on ka palju saage kasutanud elu jooksul. Ja rohkem ikka see, kus on soolikas järel. Jah, ütleme, siuksed saed, mis ei ole akusaajad, aga selles mõttes tööriista ennast oleme mõlemad käes hoidnud. Et lasen Pässil ka esimest korda sellega saagida ja see aku on veel ikka sama küljes, mis terve selle video jooksul klippidest olete näinud. Ja jah, ma ütlen, et jäi filmimata see, kui suure hunniku Rauno veel saagis seda. Aga mis meil siin baaslaagris on, näete, panin koore peale. Siin on kuskilt tekkinud suured männikoore lahmakad. Ja siin on hakanud 2 hästi suurt mändi ära kuivama, ehk siis nendest tuleb kunagi küttepuud. See on niisugune 40 senti või 45 isegi läbimõõt on see siin. Teine on vist isegi pool meetrit läbimõõt. Aga ei, ärge arvake, et me hakkame nüüd neid maha võtma selle saega siin. Sellega me saime lihtsalt seda risu siit jalust ära praegu natukene, mis meil siia on nagu veetud mujalt kokku. Et paneme siia varjualusele kuivama, et varsti hakkab siin tulema koolitusi. On plaanis suvel teha mõned ja siis, et see mingi natukene kuivemad puud juba siin all oleks, et siis ta lätsa taheneb siin, kuivab siin varju all, et saime need väiksemad ära sellega ja siis laseme Pässil ka proovida. Ei, ta pole päris toores, ta oli niisugune pool kuivanud, mis me alt maha võtsime või. Ja. Aga okei, annan Pässile sae kätte, las ta proovib ka selle ära ja ütleb ka, mis ta arvab. Nii, ja Pässis teeb ka mõned lõiked. Võtab hästi, kui ta terav on muidugi. Praegu on terav. Peenemalt võtab hästi, võtame nüüd ühe jämmemaa ka. Ja see on, kordame veel üle, see on ühe akuga versioon, see lahjem versioon, et see 2 akuga, mis kõigepealt akud sisse käisid, see võib ikka päris kõvasti paremini võtta. Võtame kohe selle kõige suurema ette. Aga selle me peame kuskile peale toetama. See on, mis ta on, 18 senti. 18 võib olla, jah. Nii, käib jah? Nii.
mahub siit veel. Kui kurat. Jaa. Mis ta on? Kettu vähe võtta. Ei ole, piisavalt oli. Ei olnud ju lõtt või? Vaata uuesti. Ei ole, täitsa paras. Ta on lihtsalt, aga ta võtab hüppama. Siis ta võtab ka, kui sa ei tee seda, kui sa liiga pikalt sirget pinda. Nii ei tohi tegelikult saada. Ja. Ja siin meil kaotsi ei lase midagi, selles mõttes, et meil läheb suitsukasti sisse. See kasutus, see Rauno korjab siit lastu ka kokku. Ja nüüd, mis hunnik sai siis tehtud? Need halud siin, natukene siin siukest peenemat värki. Siin on veel algusid ja asju ja aku ikka veel kestab ja noh, kahju, et ma ei filminud jah, see, mis Jürgensoni juures sai veel see hunnik saetud Raunolt, et no tõesti see 8 ampertunnine aku ikka sellises aegüles, ma ei tea. Me ei ole teda tühjaks saanud veel jah, aga me hakkasin praegu rohkem maha võtma, meil tulevad külalised siin jaanipäeval, et lähme tagasi, aga me hilisemates videodes kunagi veel näitame, et ma tahaks ükskord teha taga niimoodi ka sellise video, kus ma lasengi ta nii-öelda täiesti täis aku täiesti tühjaks ära ja vaatame siis seda hunnikut kunagi, nii et hoidke silme videodel peal, ikka subscribe, like ja ka midagi. Minge ikka.ee poodi, vaadake omale ka sealt tööriistu, seal on ka muid asju peale sae ja saagide ja kerige magama kratid.